Kaunist keskhommikut, head kuulajad, head vaatajad. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laas ja mina, saatejuht Janek Mägi. Ja alustame täna siis taas eestindamisest või taas poolastamisest, ma ei tea, kummast me nüüd vihta hakkame. Donald Tusk ütles, et nüüd tuleb ikkagi seada igasuguseid uusi eesmärke, mis on risti vastupidised sellele, mida me siin oleme harjunud majanduses kogema. Lauri, mida energiasektoris tähendaks taas eestindamine? Ja, ma saan aru, et sa viitad sellele, et Tuski siis kõnele, mis ta siis eile Poolas ka pidas ja tema selge sõnum oli see, et teeme siis Poola taas suureks. No tegelikult. Ehk siis ta juhtis tähelepanu, et selline olukord, mis praegu on, siis sellest tuleb Poola peab nii-öelda tegema järeldused ja panustame rohkem oma siseriiklike majandusse ja tegelikult teiselt poolt see tähendab seda, et energeetikas tuleb asjad korda teha. Ja me näeme selgelt, kuidas meil on kogu see energeetika teema on lipalappa ja tegelikult need suunad, mis on praegu valitsuse poolt võetud, kindlasti meie energiat hinda alla ei vii ja tegelikult läbi selle roheenergia tekivad muudki mured, et millest me oleme ju pidevalt ka rääkinud, ka Riigikogus juhtinud tähelepanu. Mis selgelt nagu Tusk välja ütles, oli see, et energia hind tuleb alla tuua ja kui see on põhimõtteliselt kogu energeetika riigistamine, siis ollakse seda valmis tegema, mille peale loomulikult siis energiaettevõtete aktsiad ka kohe kukkusid. Aga see on selline nii-öelda signaal tegelikult, et see on ka Poola mure. Energia kõrge hind on ka tegelikult iga riigi mure, nii nagu meie riigi mure peaks ka olema. Ja sellest peaks ju nagu ka, mitte ainult ju me ei pea nende kõnede peale võtma eeskuju, aga tegelikult meil peab olema ka talupea mõistus siin samas kodus. Et Poola poolt on ju ka ennem tulnud selliseid otse välja ütlemisi, et kuidas üldse mõeldakse või mida mõeldakse globaalmajandusest ja tegelikult tuleb nagu nii-öelda enda nii-öelda kodu rohkem vaadata, kui arvestada teiste naabritega, et meil on miskipärast vastupidi. Vaadata kõiki meie valitsuse väljaütlemisi ja tegusi, siis vaadatakse Brüsseli poole, tahetakse seal rohkem meeldida, tahetakse meie põlevkivi sektori ära tappa. Meil oli just eile põhiseaduskomisjonis Keskerakonna siis ettepanek korraldada põlevkivi sektori osas referendum. Las siis rahvas otsustab, et kas me soovime selle sektori kinni panna või mitte. Ja järgmine nädal me hakkame seda arutama juba Riigikogus. Ja see on tegelikult väga olulised küsimused ja mul on kahju, et meil ei ole praegu peaminister Tusk siin Eestis. Mihhail, kas sulle ei tundu, et Eestis tõepoolest, nagu Lauri ütles, me lähtume peamiselt sellest, mis Brüsselis kokku lepitakse ja oma isiklikud huvid, näiteks põlevkivi energeetika tootmisel jäävad tahaplaanile. Ja võib-olla ma ei ole päris nõus Lauriga, et Tusk võiks olla ka Eesti peaminister. Sa tahaksid olla ise. Sa tahaksid olla ise. Ja ma arvan, et küll me ka Eestis leiaksime. Aga millega ma olen 100% nõus, et meie kontseptuaalne riigi juhtimine peaks muidugi muutuma. Ja eelkõige me peame arvestama ka sellega, et meie siin Eestis võime lähtuda sellest, et Brüssel otsustab, Brüssel annab signaali, me siis teeme seda, mida ülevalt meile antakse, jätkuvalt toetame mingit ideoloogilist majandust, ideoloogilist rohepööret, aga tegelikult maailmas ja Euroopas on juba hoopis teised tendentsid. Vot see on väga oluline aspekt. Me oleme ammu jäänud maha enda soovmõtlemisega, enda ideoloogilise majandusega, rääkimata rohepöörest. Poola peaminister andis väga konkreetse signaali. Energeetika ei saa olla turumajanduse osaks. Energeetika peab majandust toetama.
et ei ole nagu mõeldav, et keegi nagu teenib raha, aga tarbija ja riik tervikuna kannatab. See on esimene väga kindel signaal. Ehk siis energeetika peab olema reglamenteeritud, riigi kontrolli all, aga see ei tähenda, et riik toetab ja keegi saab tulu, nagu meid. Et meie reglamenteerimine tähendab seda, et meie oleme valmis näiteks meretuulikute parkide ehitamiseks anda 2,6 miljardit, selleks, et pärast eraettevõtja saaks garanteeritud tulu. Et see ei ole reglamenteerimine, see ei ole kontrollimine. See on raha raiskamine ja ka tegelikult sellise tuleviku perspektiiviga, et Eesti inimene maksab seda kinni. Lihtsalt tulevikus, aga ka praegu, see ei tööta. Ja no tegelikult see ei ole ka uus arusaam, kui me räägime roheenergeetikast. Näiteks Norras juba praegu pannakse tuulikuid, meretuulikuid kas kinni või siis loobutakse plaanidest ehitada uued. Miks? Saavad aru, et tegelikult kalandus toob riigile rohkem raha ja see kahju, mida meretuulikud tekitavad merekeskkonnale, maksab palju rohkem. Räägime sellest, et see tuleenergeetika ei too seda odavat energiat. Et see arusaam on tegelikult juba tekkinud või tekkimas ka teistes riikides. Ka Soomes on juba olemas arusaam, et mingi toetus tuleenergeetikale ei tohi riigi poolt anda. Kui te suudate turutingimustel eksisteerida, siis palun, aga riigi toetust ei saa. Tusk nüüd läks nagu edasi. Ta ütleb, et energeetika peab teenindama. Mitte majandus teenindama energeetikasektorit, vaid energeetika peab toetama majandust. Jah, see on väga konkreetne ühest küljest ja teisest küljest väga jõuline avaldus, kuna see mõjutab ka Euroopa Liidu aluspõhimõtteid tegelikult. Ja me peame olema valmis ka selleks, et kindlasti Poola ei ole esimene riik, kes on huvitatud selles, et Euroopa Liidu põhimõtteid tuleb muuta. Ja kui minna veel edasi ja jälgida seda globaliseerimise juttu, mida Tusk pakub, ehk siis ka selle osas ta on väga skeptiline, aga globaliseerimine on Euroopa Liidu üheks peamiseks üldfilosoofiliseks väärtuseks. Et paneme kõik nagu kokku, nii väärtused kui ka majandust. Mida ütleb Poola peaminister, ei tööta. Eelkõige meie huvid, eelkõige meie majandus ja see on, arvestades, et Poola on väga suur majandus, väga suur riik Euroopa Liidu kontekstis, see on väga eksistentsiaalne signaal terve Euroopa Liidule. Tuski puhul peab muidugi ütlema, et ta ei ole varasemas elus olnud mitte ainult Poola peaminister, vaid ta on juhtinud ka Euroopa Liitu. Ta on olnud väga kõrge ametnik ja selles mõttes see seisukoht oli loomulikult suhteliselt, kuidas öelda, suunamuutus, küllap ka õige, aga suunamuutus. Aga tuleme selle juurest kohe Eestisse täpselt samal teemal. Et küsimus on ju energia hinnas tegelikult alati selles, et kõik muud hinnad majanduses lähtuvad peaaegu ainult sellest. Sest see on üks väheseid selliseid sisendeid, mis on peaaegu kõikides tootmisharudes olemas, võib-olla erinevas mahus, aga olemas. Ja Eestis nüüd on selgunud selline kurb ja kohutav tõsiasi, et
et umbes 25%, 1/4 Eesti inimestest kas elab juba vaesuspiiri juures või sinna kohe jõuavad. Ja see olukord ju, mehed ju süveneb, et tegelikult 1. juulist taas, ma ei tea, Rauli, kas see on sinu süü ka, et tõsteti käibemaksu, et sa piisavalt kõvasti ei võidelnud, sa ei suutnud seda ära hoida, aga olukord läheb hullemaks. Ja vaata, me oleme näinud seda juba jälginud ju paar aastat ja olukord on läinud hullemaks kõikides vanusegruppides. Ja kõige suurem nii-öelda see probleem on ju, või süvenev probleem on tegelikult noorperedes, kus kasvavad ka lapsed. Et kui me räägime suhtelisest absoluutsest vaesusest ja see prognoos, mis on ka pandud püsti selleks aastaks, et me oleme jälle Euroopas esirinnas. Et meil pakutakse välja, et 6% on meie inflatsioonimäär, see tähendab seda ju hinnatõusu. Ja kui vaadata tootegruppe, siis toidule siin nähakse ette veelgi suuremad inflatsioonimäära. Aga teiselt poolt, mis puudutab siis meie tööd Riigikogus, me oleme 4 korda välja pakkunud, et toiduainetel võiks käibemaksumäär olla väiksem. Järgmine seaduseelnõu, mida me menetleme samal teemal, toimubki järgmine nädal muudes. Ei, ma vabandan, isegi sellel nädalal, see neljapäev, kus me siis samamoodi suures saalis arutame, millisel viisil me võiksime toiduainete käibemaksu alla tuua. Praegu on meie ettepanek 9%. Me teame seda, et sotsiaaldemokraadid ka ju, olles isegi valitsus, rääkisid sellest, kuidas seda kõike võiks teha. Samas kui meie ettepanek oli saalis, siis nad alati nii-öelda hääletasid ka need kõik maha ka. Et igal juhul see vaesus, inimeste vaesus on muret tekitav, miskipärast seda ei näe meie praegune valitsus. Samal teemadel me rääksime ka esmaspäeval, kui peaminister oli meil saalis, kus me küsisime tema käest otse, et miks ta tagasi ei astu, kui uut valitsus moodustas, et niimoodi nii-öelda põhiseadus siis assamblee liikmed on ju välja selgelt öelnud, et niimoodi oleks võinud käituda. Aga tema sellega ei on nõus, ütles, et tema läheb edasi ja vaatamata kõikidele probleemidele. Nii et neid teemasid, mida tegelikult me Riigikogus käsitleme, on ju meeletult palju ja see sama energeetika oli ka samuti ju see nädal meil nii esmaspäeval kui ka teisipäeval saalis erineval kujul. Ja tead, kogu selle asja juures on näha, et see maailmavaade, mida nad esindavad praegu, selle roheenergia maailmavaade, see on nad pimestanud ja nad ei suuda nagu adekvaatselt nagu läheneda selle asja juurde. Ja kui me vaatamegi nende plaane, kõiki need investeeringuid, dotatsioone ja siis kui nende arvutused on välja toodud, et tänu nende kõikide plaanidele, investeeringutele Eesti saab hinnaks 2030 150 eurot megavati pealt tunnis. Ja siis ma küsin, et kas see on see hind, mis on tarbijale nagu nii-öelda võimetekohane, kas see on see hind, mis motiveerib majandust, siis sellele keegi ei oska vastata. Ehk siis kas see eesmärk 150 eurot megavati eest on siis kelle poolt püstitatud, kas ta on püstitatud sellisel viisil, et kõik nende investeeringud annavad lihtsalt selle arvu välja või keegi on välja arvutanud, et jah, et see 150 on konkurentsivõimeline. Vot sellist teadmist tegelikult ei ole. Ja niimoodi me nagu klapid peas kogu aeg sõidab see valitsus edasi. Mihhail, aga mida siis ikkagi teha, et Eesti inimesed ei vaesuks, et mis oleks need 3, 4, 5 punkti, mida tuleks kohe teha teisiti? No ma arvan, et me oleme sellest rääkinud päris mitu korda. Kui vastata väga konkreetselt, siis esiteks kontrollitud energeetika valdkond. Energeetika teenindab majandust mitte vastupidi. Elektri hind määrab väga palju ja sellest tuleb alustada. Lahendus meie energiaallikas ehk siis põlevkivi. Pluss loomulikult uued tehnoloogiad, mis annavad võimaluse ja tehnoloogiad on olemas, lihtsalt millegi pärast me sinna investeeri. Tehnoloogiad, mis teevad põlevkivi energeetikat efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Sellest rääkisime. Teine, astmeline tulumaks. Ja jällegi see ei ole mingi ideoloogiline soov mõtlemine,
et rikkad maksavad rohkem ja vaesed ei maksa või maksavad vähem. Jah, see nii on, aga siin on ka majanduslik aspekt, väga selge majanduslik aspekt. Sest rikas inimene, tema kogub enda ressurssi ja ressurss, mis seisab, tegelikult on majandusele probleemiks. Ja kui maksab rohkem, siis tema jaoks see ei mõjuta tarbimist. Tema tarbib sama palju, isegi kui tema puhul maksud on kõrgemad. Kui vaesema inimese puhul maksud on kõrgemad, siis ta ei tarbi. See mõjutab tema tarbimist. Tal ei ole mingit kokkuhoiu. Ja kui ta ei tarbi, siis see on ka negatiivne mõju majandusele. See on tegelikult suuremas plaanis astmelise tulumaksu printsiip. No, sotsiaalne õiglus muidugi ka. Ja kolmas aspekt, jah, Eesti majandus ja ühiskond peavad leidma uut narratiivi. Seda ma arvan, praegu keegi ei suuda pakkuda, aga täna me isegi ei mõtle selle peale. Et mis peaks olema majanduse vedur. Et see suund, uus tõus, see ei saa tulla niisama, et lihtsalt turumajandus, erasektor mingi hetk tuleb välja mingi idee või kontseptsiooniga, et mis on järgmine majandussektor. Kunagi see oli IT-sektor, see oli ka energeetikasektor, ehk siis põlevkivi, et meil on vaja ka uusi lähenemisi. Nüüd, ja mis puudutab inimeste praeguse heaolu küsimust, siis praeguse valitsuse peamine probleem seisneb selles, et see tegelikult ei ole prioriteet. Vaata, lähenemine on nagu selline, et Exceli tabel näitaks kasvu. Et majandus kasvab, ükskõik mismoodi, aga et me saaksime telekast öelda, et vaadake, nüüd majandus kasvab. Mida see reaalselt tähendab inimestele, see on teisjärguline. Ja Reformierakond kogu aeg surub peale, et majandus kas juba kasvab või varsti hakkab kasvama. Ja mida see reaalselt inimestele tähendab, Eesti inimene vaesub. Lihtsalt see on reaalsus. Aga see ei ole tähtis. Ideoloogiliselt Reformierakonnale see ei ole tähtis, et täna 4% Eesti inimestest ei saa igapäevaselt enda kuludega hakkama. See on ju peaaegu katastroof. Ometi Reformierakonna reiting tõuseb ja asjad lähevad justkui paremas. Kas see on tõesti ainult valitsuse vahetuse kübaratrikk või kuidas selline asi võimalik? Vaata, me oleme korduvalt sellest rääkinud ka, ja kõige huvitavam on see, et see töötab. Et vahepeal, ja see ei ole esimene kord, et valimiste vahel Reformierakonna reiting kukub ja siis enne valimisi hakkab jõuliselt kasvama. Et kõik võimalikud ebapopulaarsed otsused tulevad peale valimisi, kogutakse ressurssi, antud juhul maksudega, selleks, et enne valimisi midagi pakkuda. Tänase tõus on pigem tänu sellele sõnumile, et on midagi muutunud. Inimesed ju reaalselt pole midagi näinud ja midagi tundnud. Aga see sõnum tuleb välja, et töötab ka, et nagu uus valitsus, nagu uus suund ja nagu peaks midagi paremaks muutma. Sa oleks pidanud ikkagi Tallinnas ka vahepeal koalitsioonipartnereid vahetama, siis võib-olla oleks asjad natukene teisiti. Siis me oleme targemad järgmiseks korraks. Ja vaata, selle asja juures on see, et lootus kaob viimasena. Et eks inimesed ka loodavad. Ja praegu, mis on Reformierakond tegi, oli poliittehnoloogiline võte. Esiteks näidati ära, kes oli kogu selle asja süüdi. Süüdi oli sotsiaaldemokraadid. Seda öeldi selgelt välja ja kuna nad ei lubanud mitte midagi teha ja nende tõttu oli... kas sa väidad vastupidist? Oota, ma ei saa vastupidist väita ka, aga et ühesõnaga nüüd nemad viskavad välja, nüüd läheb asi paremaks, nüüd me oleme kahekesti ja põrutame. Ja see ongi see lootus, mis inimestel tekkis ja sellest tekkis ka see Reformierakonna tõus. Mikski pärast usk Eesti 200-sse ei tõusnud.
ehk siis aga Keskerakond on tõusis, et Keskerakonna reiting ka tegelikult teinud väga kena tõusu. Keskerakond on teinud kõik need aastad tegelikult alates sellest ajast, kui siis see uus koosseis Riigikokku tuli 23. aasta siis kevadest ja loomulikult kõik teised organisatsioonid üle Eesti ja ka Tallinnas kõvad tööd. Et me oleme tegelikult näitanud, et meil on mõtted, meil on ideed, meil on teadmised, kuidas neid realiseerida ja loomulikult mul on hea meel, et meie reiting tõuseb ja inimesed tõesti tulevad meie kaasa ja see on oluline ja see viib meid ka edasi. Aga siit tuleme kohe Tallinna juurde ja nüüd te olete nende jaoskondade teemadega muidugi oluliselt rohkem kursis kui keskmised meie kuulajad, aga rääkige ära, mis see tähendab siis, et nii-öelda Keskerakonna jaoks soodsad jaoskonnad pannakse kinni ja siis lahti tehakse vist ainult sellised jaoskonnad, kus kõik saavad hääletada sotsiaaldemokraatide poolt. No sellise analüüsiga tuli välja Õhtuleht, nad matemaatiliselt näitasid seda, mida me ütlesime poliitiliselt välja. Et see käik on mõeldud Keskerakonna vastu, et Keskerakond saaks vähem hääli. Ja nüüd Õhtulehe ajakirjanik tegi vastava analüüsi ja üllatus, numbrid seda näitavad. Et ta tegi analüüsi, kus eelmistel valimistel, kohalikel valimistel Keskerakond sai kõige rohkem hääli ja tuleb välja, et just need jaoskonnad pandi ka kinni. Ja kas see võib olla juhuslik? Mina arvan, et see on täiesti juhuslik. 96 jaoskonda oli 4 aastat tagasi, kui olid kohalikud valimised. Tänaseks on jäänud 44. Vaata, üks asi on poliittehnoloogia. Ja? Praegune koalitsioon saab aru, et midagi sisuliselt ei ole pakkuda, püüame siis poliittehnoloogiaga midagi saavutada. Aga teine aspekt on ju väga kontseptuaalne, et inimestele esiteks antakse teada, et meie poliitikud saame teile öelda, kuidas valida. Et oli öeldud, et valige internetis. E-valimised on olemas, jaoskonnad paneme kinni. Kuidas see võimalik on? Inimesel on õigus, mida annab põhiseadus, valida nii, nagu ta soovib, ehk siis ka jaoskonnas. Ja teine asi, et tuleb välja, et administratiivressursiga saab inimestele öelda või administratiivressursi abil saab inimesi valimistele mitte lubada suuremas plaanis. Et inimesed on aastaid ja aastaid teinud oma valiku konkreetses jaoskonnas ja mõned ei pane ka tähele praegu, et on toimunud selline debatt ja selline muutus. Ta lihtsalt üks päev läheb valima ja leiab, et tegelikult tema valimisjaoskond on kinni. Ja kahjuks on reaalsus, et kindlasti on ka väga palju ka sellised, kes ütlevad, siis ma ei lähegi valima. Et kui võim ei taha, et ma valiks kedagi, siis ma ei lähegi valima. Rääkimata sellest, et valimised on see protsess, kuhu inimesi tulebki kutsuda ja teha kõik selleks, et inimesed oleksid motiveeritud valima ja see oleks nende jaoks mugav. Et see on demokraatliku ühiskonna alus. Et võim, avalik sektor peab kõik tegema selleks, et inimesed valiksid. Praegu on tehtud kõik, et inimesed ei tuleks valima. Vaata, kui me jõuame sinna e-valimiste juurde ja ma arvan, et kõik mäletavad, et meie kuulajad, miks pärast need e-valimised üldse sündisid ja mis oli see eesmärk. Eesmärk oli see, et võimalikult palju inimesi tuleks hääletama. Tulemus ei ole paljuski muutunud. Ehk siis nii nagu ka 20 aastat tagasi, nii nagu ka praegu valimas käib umbes
50+ % meie ühiskonnast. Noh, ehk siis see e-valimised tegelikult, kui rakendati, et ei ole väga palju mõjunud kogu selle protsessile. Mõjunud on ainult sellisel viisil, et inimestel on tekkinud ebausk ja kahtlus, et kas need e-valimised on üldse nagu legitiimsed või mitte, ja selle debatt pidevalt meil ühiskonnas on ka üleval, et see midagi head tegelikult ei too. Nüüd teine pool, mis puudutab kogu seda Tallinna võimu, noh siis tuleks tuletada meelde, kuidas see Tallinna võim siin uus üldse sündis, millise valuga ja tegelikult ebademokraatlikul viisil. Noh, me räägime sellest, alustame, et kuidas volikogu siis valis linnapead, et see protsessi nii-öelda korrati 3 korda, me mäletame trips-traps-trulli mängu ka, et millisesse siis nurka pidi risti tegema või linnukese või mis iganes, ja me lausa isegi tuvastasime, millisel viisil mingisugune fraktsioon tegelikult ju hääletas, sellepärast nad olid tuvastatavad, igal fraktsioonil oli oma siis selline käekiri. No see on ebademokraatlik viis, et kui sa suudad nii-öelda salajase hääletuse kontrollid salajase hääletuse üle ja sa täpselt saad aru, et kes kuidas hääletas volikogus linnapea valimistel. Nüüd see teine pool, mis puudutab jällegi see demokraatiat, on ju, et kuidas on tegelikult kogu selle hääletusprotsessil lisaks, kuidas osteti lihtsalt kõik väga, väga paljud volinikud ära, on ju siis. Et noh, kas on see õigusriigi kohane, on ju. Ja nüüd see sama valitsus, mis meil praegu linnas on, eesotsas sotsiaaldemokraadid linnapeaga, ütleb, et meil on kõik hästi, meil on selline kultuurne linn, meil on demokraatlik linn ja see valitsus on nüüd tunduvalt parem kui see, mis oli nagu Keskerakonna ajal. Ja nüüd me jõuame siis valimisperioodi sellist staadiumisse, kus on siis uued valimised, on meil sügisel planeeritud ja siis on nende järgmine selline käik, et aga vähendame siis ka neid valimisjaoskondi, et mine tea, et äkki Keskerakond saabki jälle hääled täis ja tuleb uuesti võimule. Ehk siis sotsiaaldemokraadid, ma nagu need demokraadid, ma kindlasti sellest nimest võtaks ära, sellest mitte midagi demokraatlikku selles valitsuses ei ole, mitte midagi demokraatlikku sotsides rohkem ei ole. Nad on kõik oma vaated maha meinud selleks, et olla vägisi Tallinnas võimul ja nad on valmis kõigeks. Ja siit ka nagu üleskutse inimestele, et vaatamata kõikidele nendele takistustele, mis on praegu Tallinna võimu poolt pandud teile, et igal juhul tulge valimistele välja ja andke oma hääl Tallinna inimeste jaoks. No see valimiste lähenemine on tegelikult loomulikult poliitmaastikku korrastamas mitmes mõttes, sest noh, kõik, kes täna on võimupositsioonidel, peavad ju mõtlema, et mis neist edasi saab. Aga kui palju, ütleme, mõjutab see Toompea koalitsiooni muutus valimisi, no eelkõige praegusel hetkel siis Tallinnas, me rääksime siin Tallinnast natukene rohkem, et millist mõju see võiks anda või kuidas te seda analüüsinud olete? Et sa mõtled seda olukorda, kus sotsiaaldemokraadid on välja visatud, nad on praegu opositsioonis. Et kus neil tuleb olla koalitsioonis Tallinnas erakonnaga, kes on nad välja visanud, ma ei väida, et kas õigesti või valesti, see ei olegi küsimus, aga lihtsalt, et millist mõju see võib praegusel hetkel avaldada? No, see on muidugi täiendav pinge, kuna me teame, et muidu poliitikud ütlevad, et omavalitsuste asjad ei ole otse Toompea asjadega seotud ja tihti see nii on kuskil väikses omavalitsuses. Tallinna puhul alati Toompea ja alllinna protsessid, poliitilised protsessid on omavahel seotud. Mina alustaks hoopis sellest, et ma olen kindel, et see praegune 3. valitsus peale valimisi ei ole viimane. Tuleb kindlasti uus valitsus. Ka puht matemaatiliselt me ju saame aru, et tõenäoliselt peale kohalikke valimisi Eesti 200 ei ole enam see erakond, kus inimesed soovivad jätkuvalt olla ja pärast Riigikogu valimistel osaleda selle lipu all. Ehk siis fraktsioon muidugi võib-olla jääb mingis mahus,
aga erakond hakkab lagunema. Teiseks, juba praegu see seis, 52 häält koalitsioonil ei ole selline matemaatika, mis annab rahulikult võimalust valitseda kuni valimisteni. Ja kolmandaks, ma olen kindel, et kohalikud valimised hakkavad, ehk siis tulemused, KOV-valimiste tulemused hakkavad mõjutama ka Toompea koosseisu, ehk siis riigikoalitsiooni koosseisu. Ehk siis pole midagi teha, me peame olema valmis selleks, et mingi järjekordne niinimetatud valitsuse remont ootab meid veel ees. Ja tõenäoliselt need sündmused hakkavad sõltuma ka sellest, mida toovad kohalikud valimised. Ja veel üks aspekt, presidendi valimised ka järgmisel aastal. Sellest me siis räägime järgmises saates, seda me täna ei jõua, aga Lauri, kas sulle tundub, et lühidalt, et see Toompea kogu aeg tuleb midagi remontida, vahepeal valitsust, vahepeal erakondasid seespoolt, et üks alaline remont käib teil. Mitte remontida, välja vahetada. Erakorralised valimised peavad tulema. Kahjuks peab ju tunnistama, et see koosseis on meil huvitav selles mõttes, et jah, tõesti, et see pidev remont seal käib ja inimesed liiguvad ühest fraktsioonist teise fraktsiooni, fraktsiooni ei saa liikuda, aga vähemalt erakonda ja selline segadust on nagu palju. Ja see iseenesest on ju probleem, nagu me aru saame, et see, mis praegu poliitkultuuris toimub, et see ei ole see kindlasti, mida valijad ootasid või tahavad ja seda nagu naudivad, et see on tegelikult väga suur probleem, et nii valitsuse tasandil, Riigikogu tasandil ja tegelikult ka küsitlused näitavad, et inimeste usk nendesse institutsioonidesse on kõvasti langenud. Ja see on probleem ja sellega peavad kõik poliitikud olenemata erakonna kuuluvusest tegelema, et taastada selle usaldust. Ja selle usalduse taastamisega me nüüd nädal aega tegeleme. Suur tänu, saates olid Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi ja täna täpselt nädala pärast jälle Keskomik.